juhid soovivad, et nende meeskond ja meeskonna liikmed oleksid avatud, autentsed, ausad, ehedad. Kui avatud, ehe, haavatav peaks aga juht ise olema? Ja missugust kasu üks juht ja meeskond saab sellest, kui juht suudab sellest kaitsemüürist läbi minna ja muutuda selliseks ausaks, ehedaks ja haavatavaks juhiks. Sellel teemal väga-väga hästi kirjutab Brené Brown sellises raamatus nagu Julgege juhtida, soojalt soovitan seda kõikidele juhtidele. Ja tema siis nimetab haavatavust kui emotsiooni, mida me tunneme emotsionaalse avatuse, riskeerimise ja ebakindluse hetkedel. Ehk siis mõtle. Emotsionaalne avatus tähendab seda, et sa jagad kellegagi oma sisemaailma. Sa jagad kellegagi, ütled, ma muretsen selle pärast. Ma sain haiget. Ma olen solvunud. Ma olen kurb natukene. Ma igatsen seda asja. Ma olen veitsa pettunud nendes asjades. Võt need on need hetked, kui me jagame oma emotsiooni ja me ei tea, kuidas moodi teine osapool või juhi kontekstis, kuidas meeskond sellele reageerib. Riskeerimine tähendab seda, et sa teed midagi või ütled midagi, mida sa ei tea tegelikult, kuidas seda vastu võetakse. Sa proovid mingeid asju, see ei ole sinu jaoks juba nagu järele proovitud tee ja sa ei tea, mis saab. Ja see on see tunne, kui sa oled nagu haavatav. Sest sa ei tea, kuidas reaktsioon on teistelt inimestelt, kuidas moodi asjad lähevad. Ja see on haavatavus. Ja kolmas tunne, mida me siis kogeme ebakindluse hetkel. Öeldakse, et kõik täiskasvanud inimesed kasvavad üles ja nendel on vähemal või rohkemal määral probleeme enesekindlusega. Eriti meil nõukogude aegsetel lastel, kus võib-olla tunnustamine, kiitmine, märkamine, tähelepanu tundus olevat täiesti ebavajalik ja on jäänud tõepoolest tahaplaanile. Ja meil võib olla terve põlvkond inimesi, kes ei ole eriti sellised enesekindlad ja tugeva sisemaailmaga. Ja nüüd see mõnikord lööb välja nagu. Ja me lähme kuhugi seltskonda, tunneme ennast ebakindlana. Ma tunnen, et me oleme nii haavatavad. Me oleme juht, alustame oma tööd, on esimene päev, esimene koosolek. Sa tunned täiesti ebakindlalt ennast. Sul on raske vestlus kellegagi, konfrontatsiooni olukord. Tõenäoliselt tunned ennast väga ebakindlalt. Sa lähed oma juhi poole palka juurde küsima. Tunned ennast väga ebakindlalt. Ehk siis see emotsioon, mida me nendel hetkedel tunneme, on siis haavatavus, mida siis Brené Brown oma loengutes, raamatutes, koolitustel käsitleb. Ja kuidas see on siis seotud juhtimisega ja missugust väärtust see juhile ja meeskonnale loeb. Esimene asi on hea vaadata seda läbi sellise kahe mõiste nagu kõvad juhtimisvõtted ja pehmed juhtimisvõtted. Ja see on selline väga-väga lemmik teema paljudele sellisele nagu kaugemate põlvkondadele, vanemate põlvkondade juhtidele, kes ütlevad, et vot, mina eelistan ikka selliseid nagu kõvasid juhtimisvõtteid. Ja nagu me kohe nägema hakkame, siis kuigi need nimetavad, et need on kõvad juhtimisvõtted, järelikult ma olen nagu kõva mees või ma olen kõva juht, siis need samad inimesed on kõige suuremad argpüksid tegelikult. Sest et kui panna nad olukorda, mis vajab nagu päris julgust, see sama haavatavus, minna oma meeskonna ette ja tunnistada enda mingisugust viga, minna meeskonna ette küsida nõu, minna meeskonna ette küsida tagasisidet. Ehk siis seal, kus inimene vajab päriselt sisemist julgust, et näidata iseennast, tulla selle maski tagant välja, siis nende asjadega sellised kõvasid juhtimisvõtteid kasutavad juhid üldjuhul hakkama ei saa, sest et nendel on kohe hirm peal. Nüüd eelkõige siis kõvad juhtimisvõtted võib jagada sellisesse nagu gruppi. Sinna alla lähevad numbrid, numbritest rääkimine, numbrite näitamine seinale, numbrite kuidagi moodi kooskõlastamine, kõik see. Emotsionaalne distants kuulub sinna alla. Ehk siis ma hoian oma töötajatest pigem eemale, ma ei tohi nendega liiga tuttavaks saada, liiga lähedaseks saada, liiga avatud olla, muidu ma muudan ennast haavatavaks, et ma olen ikkagi juht. Ja kolmas instrument on siis kontroll. Ehk siis, kui ma ei ole nendega liiga nagu avatud lähedane, mul on nendega lihtsam kontrollida, lihtsam sellist nagu võib-olla kriitilist tagasisidet anda. Ja see siis kajastubki sellises protsessis, mida nimetada selliseks nagu ülemuse juhtimis tööriistakastiks. Seal on eesmärgid, seal on tegevusplaanid, strateegia, protsesside kirjeldus ja seal on siis tulemuse, mida tuleb kontrollida. Ja see ongi siis see, mille kaudu selline kõvasid juhtimisvõtteid kasutav ülemuse tüüpi juht opereerib. Eesmärgid paika,
igaüks teab oma tööülesandeid, kui ei tea, tule küsi, parem oleks, kui sa ei tuleks küsima, sellepärast mul on endale päris palju tööd siin muide teha. Ja kuu lõpus siis vaatame, kuidas läks ja kui hästi läks, siis võib-olla saad aasta lõpus ka väikse preemia. Niisiis, seda võib ka juhtimiseks nimetada. Nüüd, kust kohast see tuleneb? See pikka aega huvitas mind, et kust see tuli, sellepärast et see oli ju see, mida ma hakkasin motivatsioonikoolitajana 10 aastat tagasi nägema, et juhid otsivad motivatsioonikoolitusi, samal ajal kui ma lähen motivatsioonikoolitusi tegema, siis ma näen, et töötajad ütlevad, et ei, töö on jumala okei, valdkond on jumala okei, mulle meeldib see. Meie motivatsiooni võtab ära juht. Siis ma mõtlesin, vau, päris huvitav nagu paradoks. Juht, kes tellib motivatsioonikoolituse töötajatele, kelle puhul talle tundub, et nad ei ole motiveeritud. Töötajad ise ütlevad, et juht ise on kõige suurem motivatsiooni hävitaja, aga me ei saa talle seda öelda. Ja hakkasin õppima ja uurima ja jõudsingi siis arusaamiseni, et tõenäoliselt tuleneb see kuskilt juba paarisaja aasta tagusest ajast, tööstusrevolutsiooni ajast, kui siis selline mees nagu Frederick Taylor töötas välja teadusliku juhtimise meetodi. No kujutan ette 200 aastat tagasi. Mis tähendas tol ajal ettevõtlus? See tähendas seda, et sul on mingisugune suur tööstuskorporatsioon näiteks, kus oli 200 aastat tagasi tehnoloogia, missuguseid masinaid üldse kasutati. Suur osa neid asju, mida täna teevad ammu ära masinad ja arvutid, tegid tol ajal inimesed. Ehk siis mõnes mõttes inimene oli nagu masina aseaine. Ja nüüd, mida Frederick Taylor tegi, oli see, et ta sõnastas teadusliku juhtimise kui standardi loomise kontekstis. Mis tähendab seda, et masinad peavad vastama standardile. Ja masinad on võimalik hinnata standardile. Ja samamoodi sul on siis nii-öelda see masinkapital ja siis on sul inimkapital. Ja need on koos, sellepärast et inimesed teevad seda tööd, mida masinad ei suuda veel teha. Mis tõttu ka inimesi tuli täpselt samamoodi hinnata vastavalt teatud standardile. Ja inimesed võeti tööle, nad lasti teha ja siis tuli mingil hetkel hinnata. Ja siis tuligi välja selline asi nagu arenguvestlus. Ehk siis selline performance appraisal. Ehk siis vaadatakse, kuidas moodi nii-öelda inimkapital vastab standarditele. Tehti linnukesi, see on niimoodi, määratleti mingi koolitusvajadus, okei, teda vaja veel nagu õpetada, tema ei ole veel nii tubli, no see saab täitsa hästi hakkama, vot, see on väga tubli, see paneb isegi peaaegu sama hästi nagu masin. Ja kujutad nüüd ette sellises olukorras, kus juhi roll on eelkõige hinnata inimeste toimetulekut lihtsalt oma tööga. Miks see juht peaks nagu mingid suhted selliste inimestega arendama? Täiesti ebavajalik. See on ju pigem nagu ohtlik. Kui ma nende inimestega sõbraks saan, ma ei saa neid äkki enam nii objektiivselt hinnata üldse. Kui ma tean kellegi probleeme kuskilt eraelust, ma ei saa teda vallandada, sellepärast, et mul nagu empaatia hakkab tööle. Parem oleks, kui ma ei teaks tema kohta midagi. Minu jaoks ta on lihtsalt masina 362 töötaja. Nime ka ei taha teada, tean ainult töölepingu numbrit, tööleping 516. Ja kui ma teen arenguvestluse, vaatan tööleping 516 ei vasta standardile, järelikult ma vahetan ta välja. Ja kas minu mure ei ole, aga mis minu probleem on? Mina lihtsalt olen juht siin ju. Ma lihtsalt nagu hindan masinaid ja hindan inimesi. Ja sealt ongi siis välja kujunenud selline distantseeritud juhtimisstiil, et hoida pigem ennast oma inimestest kaugemale, mitte näidata ennast, sest ma ei taha, et nii-öelda masintöötajad või masininimesed teaksid minu kohta liiga palju, räägiksid minust. Ja veel vähem on mul suhteid vaja, sest ma ei pea nendega tegelikult läbi käima. Tahad, tule, tee oma tööd, tahad, mine hari põldu, kui tahad, aga see ei ole lõppkokkuvõttes minu probleem. Ja kurb on lihtsalt see, et täna ikkagi kaasaegsel juhtimisajastul väga-väga palju juhte kahjuks kasutab veel sellist juhtimisstiili. Ka nemad ütlevad koolitustel, mis suhted, meil on tööalased suhted. Miks ma peaksin inimesi tundma õppima? Meil on tööleping selleks. Ma tean, mis nende tööülesanded on. Miks ma peaksin nagu nendega läbi käima, kuskil ühisüritusele minna, kuule, come on, nagu. Nemad käivad omasugustega, mina käin ikkagi nagu juhtidega. Natuke võib-olla niimoodi liialdan, aga mõtteviis on ikkagi väga-väga paljudel juhtidel veel kahjuks selline. Ja nüüd, kui siia kõrvale panna pehmed juhtimisvõtted, siis mida see tähendab? Põhimõtteliselt ega see üldprotsess jääb samaks, sul on eesmärk, mida on vaja ju saavutada, sul on ju protsess, ehk siis strateegia, mis on vaja ellu viia, aga sa hakkad mõtlema, et aga selle strateegia ellu viimisel on inimesi vaja. Ja nüüd see inimeste komponent on seal. Ja nüüd koos inimestega tegelikult tuleb sisse see hea tulemus. Sest kui inimesed on motiveeritud ja tahavad,
seda tulemust saavutada, siis on mul palju lihtsam seda strateegiat ellu viia. Ja vot see on see komponent, mis 200 aastat tagasi või 100 aastat tagasi ei olnud nagu väga oluline. Ja nüüd samal ajal, kui ma saan aru, et seal on nagu inimkomponent, siis maakeral on sul 7 miljardit inimest, 7 miljardit erinevat isiksust ja 7 miljardit erinevat vajadust ja lähenemist tööle. Ja nüüd, kui sa oled selline kõvasid juhtimisvõtteid kasutav juht, ehk siis selline teaduslik juht, ja nad on kõik sinu jaoks lihtsalt töölepingu numbrid, kõik on piltlikult öeldes antsud ja malled, ja sa ei tahagi nendest väga teada saada, siis kuidas üldse oleks võimalik neid kuidagi käivitada, neid kuidagi motiveerida. Ja nüüd, kuna nad ei ole enam paar töökäsi sinu jaoks, vaid sul on vaja nende inimeste panust, nende inimeste mõtteid, nende inimeste võib-olla energiat, emotsioone seal töö juures täna, siis kui nemad tunnevad, et sina suhtud nendesse ikka kui veel nagu masinaparki, siis ilmselgelt tõmbavad ka nemad tagasi. Ja nad ei astugi mitte ühtegi lisasammu välja arvatud, mis on neil tööjuhendis ette kirjutatud. Ja nüüd hakkabki see emotsionaalne distants tegelikult juhi kahjuks siin mängima. Ja nüüd, kui juht kavatseb sealt nagu kõvadest juhtimisvõtetest minna nagu pehmete peale üle, siis see emotsionaalne puhver, mis sinna vahele on tekkinud, on nii paks ja nii ebamugav, et juhid ei oska sageli sellega toime tulla. Ja see on midagi, mida ma väga tihti koolitustel näen. Sa näed, et nad saavad nagu mõistusega väga hästi aru. Kui sa oled ikkagi nagu olukorras, kus sul ei ole oma töötajatega mingit kontakti, keegi sind ei usalda, keegi sinu juuresolekul ei räägi, ja sa näed, et inimesena tegelikult ma nagu tahaksin seda olukorda parandada, aga ei oska, sest see asi on läinud nii kaugele, see distants on nii suur, siis mõnikord on lausa kahju on ka mõnikord, kui ma näen selliseid juhte kuskil koolitusel. Aga kõik hädavajalik saab siiski tehtud. Ja nüüd mõnikord ongi, et sa nagu saad koolituselt sellise impulsi, sa mõtled, näed, proovid, ma püüan ka omalt poolt anda võimalikult palju selliseid nagu tööriistu, et iga nädal mine tee see ära, sul on 8 kuuks tööriistad, mis kahtlemata aitavad selle emotsionaalse puhvri ära lõhkuda. Aga nüüd 3. päeval peale koolitus saab see energia otsa. Ja taastub vana olukord, juht mõtleb, et fuck, mida ma mõtlesin üldse nagu. Ma lähen nagu sellist asja küsima ja ma lähen selliseid harjutusi tegema. Et ma küsin nüüd selliseid asju, ei, naeravad mu välja. Ja põmdi, juht on selles samas vanas mustris tagasi ja pigem ratsionaliseerib siis enda jaoks ära, mis iganes argumentidel, et tegelikult see on nagu jama. Ja niimoodi võivadki juhid väga-väga palju aastaid sellises nagu ülemuse stiilis juhtimises olla. Ja selles stiilis siis ei ole niivõrd oluline suhted ja suhete kvaliteet ja sealt tulenev koostöö, vaid eesmärk on lihtsalt nagu hoida asju kontrolli all. Nüüd tulles tagasi ringiga siis haavatavuse juurde, selleks, et üks juht saaks minna neid koduseid harjutusi tegema, ilmselgelt ta peab oma kaitserüü maha viskama, mida ta on võib-olla aastaid ja aastakümneid hoidnud. Ta on vältinud võib-olla oma vigade tunnistamist sellepärast, et ta on kartnud kaotada seda ideaalse inimese nagu maski. Ta on püüdnud alati näidata ennast, et mina tean, mina oskan, mina olen kõigega hakkama saanud, mul on alati õigus, minu sõna jääb peale, mina tegin, mina saavutasin. Ja nüüd siit nagu jõuda siis haavatavuseni, millest Brené Brown räägib. Päris suur samm. Aga samal ajal, kui sa ei tee seda, siis aga sellest kihist läbi ei saa. Ja lõppeesmärk on see, et kui sa hakkad seda kaitsetust praktiseerima, siis ühel hetkel sa jõuad teatud mõttes sellisesse punkti, kus sul ei ole enam midagi kaotada. Sest et sa oled kõik varjatud küljed näidanud välja. Mis tõttu sul ei ole vaja karta, et keegi sind liialt kritiseerib, sellepärast, et sa oled loonud sellise keskkonna, kus inimesed julgevad sulle otse kriitikat teha. Sa ei pea enam muretsema sellepärast, et keegi sinu mõtteid kuskil klatšib, taga räägib, sellepärast, et see keskkond on loodud selline, kus koos inimesed saavad kohe oma rahulolematuse välja öelda. Ja nüüd kujutad ette, kui õnnestuks ühes meeskonnas selline keskkond luua, et inimesed päriselt panevad kõik oma mõõgad kõrvale, panevad oma kilbid kõrvale ja istuvad piltlikult öeldes avatud südamega, sest nad teavad, et mitte keegi ei võta siit ja ei viruta ühte mõõka sinna südamesse. Allegooriliselt rääkides. Keegi ei karda, et keegi ütleb sulle halvasti sellepärast, et sa oma südame avad. Keegi ei ütle midagi sellepärast, et kuidagi ise isiklikult sellest võita, vaid sa tunned, et kõik inimesed, kes siin on, tahavad tegelikult sellele grupile ja üksteisele head. Ja ainult juht saab olla see, kes sellise keskkonna loob, sellepärast tihtilugu meeskonna hulgas see juba on olemas. Juht ise on see, kes tegelikult on varjus. Ja kui meeskond on omaette, on väga-väga suur avatus.
kui juht on ruumis, on südamed kinni ja see näitabki seda, et võib-olla juht ise peaks ikkagi need esimesed sammud astuma. Ja nüüd need juhid, kes astuvad, need saavad sageli ikkagi imetluse osaliseks. Ma isiklikult tean juhte, kes on selle muutuse läbi teinud ja töötajad imetlevad neid. Ja töötajad hakkavad neid hindama selle pärast ja pühenduvad nendele, sest et see ei ole lihtne muutus ja need, kes selle teekonna ette võtavad, need maitsevad pärast ka selle vilju. Nüüd mõned soovitused, mida sa siis võiksid juhina kaaluda. Kõigepealt püüa oma maskidega tuttavaks saada. Meil kõigil on terve hulk erinevaid maske, ehk siis märka oma kaitserüüd. Loomulikult me ei saa olla nagu selles mõttes filtriteta. Filtriteta olemine ei tähenda maskideta olemist. Filtriteta olemine tähendaks seda, nagu mõni on kuskil koolitusel öelnud, kuule ma ei hakka ju kõiki asju välja ütlema nendele, ma pean ikka mingi filtrit hoidma. Muidugi sa pead filtrit hoidma, sa oled intelligentne inimene. Aga maski ei ole vaja hoida. Sa ei pea võlts olema. Sa ei pea manipulatiivne olema. Sa ei pea näitama ennast paremana, kui sa tegelikult oled. Sest et teised niikuinii näevad selle läbi juba ammu. Teised näevad sinna maski taha. Ja sina ise usud, et sa petad kõik ära. No tõenäoliselt ei. Ja kuidas siis nagu neid maske avastada ongi hakata märkama neid samu tundeid, millest Brené Brown seal räägib, et hakka märkama seda ebamugavust. Kui sa pead näiteks ennast kuidagi avama, oma emotsioonidest rääkima. Märka seda ebamugavust tegelikult, mis kaasneb sellega, kui sa mõnikord pead oma vigu tunnistama, et tahaks nagu pigem nagu vastu hakata, ei tahaks nagu öelda ja kedagi teist nagu süüdistada. Märka seda ja see ongi see kaitsemüür, mis sel hetkel on nagu niimoodi löögi alla sattunud. Ja võid selle taustal siis küsida, et miks ma teen seda, mida ma tegelikult varjan või mida ma tegelikult kaitsen. Et mis juhtub siis, kui ma jään loomulikuks? Mis siis juhtub? Mis siis juhtub, kui ma ütlen praegu, et palun vabandust, et see oli minu viga praegu. Palun vabandust, mina tõesti nagu unustasin. Et kuulge, see oli minu viga, et ma ise jätsin selle asja teile ütlemata. Jah, et seda asja ma ise ka ei oska. Et äkki keegi saab mind siin aidata, et ma vajaks veidikene nagu abi. Jah, selle asja ma keerasin ise nässu. See asi on tõesti praegu veitsa läinud minu enda süü tõttu. Need on need momendid, kui sa tuled tegelikult inimesena välja ja näitad, et sul ei ole vaja ennast kaitsta. Nüüd alustada tasubki sellise 3 nurgakiviga. Esimene on siis hakata teadlikult tegema selliseid, ma ei tea, nimetame need ämbripäevadeks, mõned on nimetanud, ehk siis mingisugune selline koosoleku formaat, mille eesmärk ongi kokku saada ja rääkida ebaõnnestumistest. Näiteks kvartalis korra, pool aastas korra, võtame tund aega ja igaüks räägib, selline liivakella tehnika võib olla, igaüks räägib näiteks ühest sellisest nagu nässu läinud asjast, mis ta läks nagu nässu selle 3 kuu jooksul. Võitudest ja asjadest me räägime niikuinii kogu aeg, aga mis nagu nässu läks? Ja kui mõni ütleb, et mul ei ole midagi nässu läinud, siis võiks teda natuke niimoodi provotseerida, et kas sa ei ole siis midagi uut õppinud või? Äkki sa oled liiga nagu turvaliselt läinud, äkki sa ei pinguta piisavalt, äkki sa ei võta riske. Ja kui juht ise ütleb, et mul ei ole 3 kuu jooksul mitte midagi nässu läinud, siis äkki juht ise opereerib liiga turvalises tsoonis. Ja nüüd läbi nende ebaõnnestumistest rääkimise sa hakkad inimestele näitama eeskuju, et et tähtis ei ole ainult millegi saavutamine, vaid tähtis on ka tegelikult õppimine. Ja selleks, et midagi õppida, me peame tunnistama ja teadvustama, et see on mingi asi, mis vajab nagu tähelepanu ja siit tekib nagu arengukoht. Teine ongi see, et hakka tunnistama oma vigu, puudusi ja nõrkusi. Ära hakka neid peitma. Ära ütle seal, kus tegelikult oli sinu viga, et see ei olnud päris minu viga. Ära hakka veel, kõige haledam on see, kui sa hakkad veel 3. isikuid, kes ei ole üldse ruumis, ja see on tegelikult, tead, selle osakonna juhataja töö on see, aga tead, me ju teame teda, kõik teavad teda, aga sellest ei ole mõtet rääkida. Aga mina oleksin kindlasti ära teinud selle, kui mulle oleks see e-mail saadetud õigeaegselt, ma ei ole üldse selline tüüp, kes jätab nagu e-mailid saatmata. Ehk siis, see on nagu hale. Ja 3. väga oluline oskus tõenäoliselt iga juhi jaoks on vabandamine. Ehk siis oskus vabandust paluda. Ja mitte niimoodi, sorry, vaid niimoodi, et anna andeks. Palun vabandust, et see oli minu viga. Palun vabandust, et ma kuidagi järsult eile ütlesin. Palun vabandust, et ma katkestasin sind eile seal koosolekul. Palun vabandust, et ma hommikul ei märganud seda, et sa tegelikult tulid ja tahtsid muga rääkida ja mul oli telefonikõne ja mul tõesti nagu ei märganud. Ja võt, see on midagi, mis annab nagu tohutu jõu ja energia sellesse hetkesse, kui üks inimene tunneb, et teine on nii kontaktis iseendaga
oma selliste nagu varjukülgedega, et ta julgeb tulla ja silma sisse öelda, et kuule, anna andeks, et ma niimoodi tegin. Ja kolmas samm, kui sa ise juba liigud sellise nagu eheduse, aususe, autentsuse suunas, siis oleks muidugi hea hakata seda juurutama ka meeskonnas ühelt poolt läbi nende ämbripäevade, aga võib-olla teiselt poolt just nagu julgustades ja tunnustades neid inimesi, kes selliseid väikseid samme juba teevad. Sest et kui meeskonnas on pikka aega olnud selline enese näitamise kultuur, et pigem kõik tahavad näidata ennast nagu headest külgedest ja pigem välditakse nagu oma probleemidest ja muredest ja raskustest ja vigadest rääkimist. Nüüd kui keegi näiteks kuskil, mida ma ise koolitusel hästi palju teen, kui keegi võtab sõnas, ma ütlen, kuulame. Ja nüüd kui keegi teine püüab seda naljaks keerata, siis ma ütlen, kuule, et see ei ole see koht, kus praegu tegelikult nalja teha, et inimene avab ennast. Sest et tihti lugu ongi, kui keegi nagu avab ennast, siis keegi naljamees teeb nagu ruumis kohe mingisuguse sellise nagu odava haleda nalja ja keerab seda naljaks, mis tähendab seda, ta tõmbab kogu sellele aususele vee peale. Ja seda tuleb totaalselt vältida ja sina juhina pead olema see, kes sellel hetkel tuletab meelde, et kuulge, et on nalja tegemise koht ja on nagu asjadest rääkimise koht ja praegu on see asjadest rääkimise koht. Ja see, et keegi julgeb nagu meie meeskonnast nendest asjadest rääkida, see on pigem nagu imetlemist väärt ja me peaksime kõik eeskuju sellest pigem võtma. Mina sealhulgas juhina. Et see on see, kuidas sa lood selle turvalisust ja kui sa midagi sellist ütled, siis tekitad sa sellele inimesele kindlustunde, et jah, see on okei nendest asjadest rääkida ja saadad väga selgelt ka kogu ülejäänud meeskonnale signaali, et see on see kultuur, mida me tegelikult selles meeskonnas luua tahame. Suur aitäh sulle vaatamast. Kui sul tegis mõni mõte, kommentaar, siis kindlasti jaga neid siin all. Kui sul on mõni küsimus oma töö kohta, mõni probleem, siis motivaator.ee/küsimused, saada sealt oma küsimus. Ja kui sa tahad oma meeskonnas luua sellist kultuuri, siis võid kaaluda muidugi koolituse tellimist. Ja ma usun, et ma saan siin aidata. Aitäh sulle ja tšau!